do, re, mi. Ja seda lugu saab siis mängida selliste saatemudelitega. C-tuur, G7, edasi kolmas akord on siis F-tuur, väikse hüppega D7 ehk siis kõrvaldominant viiendale, siis dominant. Et see mudel kõlab siis kõige paremini. Kelle jaoks see hüpe on võib-olla väga keeruline ära õppida, siis võite ka mängida ühe bassiga. Ja G-tuur on jälle sama mudeliga, nagu oli varasemalt F-tuur. Nüüd edasi tuleb kaldumine A-molli E7 kaudu. Nüüd E7 mudel on sama nagu varem oli D7. A-moll. Nüüd tuleb F-tuur, D-moll, aga võib ka olla lihtsalt F-tuur. Siis on G7. Nii, ja lõpuks korraks veel C-tuur, G7, F-tuur, D7, G-tuur, E7 ja A-moll. Ja lõpus F-tuur.